Juliana, su jäljed sambla sisse jäid. Midagi sellist laulis minu vanaisa kunagi mulle, kui ma olin väike tüdruk. See oli inspireeritud ühest laulust küll Ramona. Minu vanaisa, kes oli minu lapsepõlve kõige parem sõber, oli tegelikult pärit Järvamaalt, aga kuna ta abielu kaudu minu vanaemaga oli sattunud Saaremaale, siis ta armus sellesse Saaremaasse ka esimesest silmapilgust. Mina olen Julia ja täna ma räägin teile mitte kui kõrge kohtunik ega Euroopa asjatundja ega isegi mitte professor ja ma ei tegele siin ka hobinäitlemisega, vaid lihtsalt kui üks Eesti inimene, kes on siin sündinud, üles kasvanud looduse keskel, kes on lapselaps, tütar, ema, naine. Ja ma tahan teile anda selle sõnumi, et tegelikult loodus on kõige keskne. Ja sinna juurde kuulub ja tuleb iseenesest mõistetavalt see põlvkondade vaheline side, ka haridus, kultuur, kõik need väärtused, mida me peame mõnes mõttes iseenesest mõistetavaks nagu õhu hingamine, aga mis on Eesti jaoks nii olulised. Olulised osad meie identiteedist, ilma milleta me lihtsalt ei saa eksisteerida. See võib kõlada sellise trafaretse kordamisena, aga tegelikult see on väga oluline. Ja me näeme ju seda kahjuks iga päev, kuidas eriti meie lapsed, aga me kõik ka kuidagi kaugeneme nendest klassikalistest väärtustest, kuidas me upume sellesse tehisaru loodud virtuaalsesse nutimaailma, aga tegelikult ei ole veel hilja. Ei ole hilja muuta ja varem või hiljem me hakkame aru saama, kui oluline on see juurte juurde ja looduse juurde tagasitulek. Ja sellepärast tuleb sellest rääkida. Ja tuleb ka tegutseda. See samblane tee, kus me kõndisime vanaisaga, oli tegelikult üsna õhukese sambla katte all, seal all olid kivid, kõik ju teavad, et Saaremaa on kunagi olnud merepõhi ja need üksikud harvad puud, pooppuud, pihlakad, saarepuud, mõni kadakas, mis seal ühel pool olid ja teisel pool siis meri vilkus, see jättis mulle kõik niisuguse kordumatu looduselamuse. Aga juba väiksena ma tundsin, et see hetk ei ole kahjuks igavene, see on lihtsalt liiga ilus, ei saa olla igavene. Vanaisa lahkus, aga mälestus temast jäi ja seotus selle kohaga jäi. Kui ilusaid päikeselõuse ja päikeseloojanguid olen ma seal näinud ja nautinud ja iga kord on nad erilised ja teistmoodi. Ma olen tõesti olnud õnnelik, et mul on olnud selline lapsepõlv, et mul on olnud selline pagas kaasa võtta. Ja isegi kui tegelikult ju omal ajal oli seal Nõukogude armee, praegu käib seal väga palju välisturiste, siis see koht on mulle ikkagi väga-väga armas. Isegi kui jah, need häirisid mind ja häirivad mind ja kõige rohkem teeb mind õnnetuks see, kui looduses käies sa tabad ennast mõttelt, kui pealiskaudne inimese tegevus võib olla ja kuidas see teeb haiget. Kas tahtlikult või tahtmatult, et miks me ei saa lihtsalt niisama pilvedesse vaadata ja nautida, vaid peame alati kuidagi midagi ära rikkuma. Jah, see loodus, mis annab selle hariduse. Kas või näiteks see, et kui me pidime tegema koolis herbaariumi, siis mõned klassikaaslased avastasid selle viimasel minutil, siis nad käisid nende vanemad veel kuskilt lume alt taimi välja kaevamas. Aga kuna mul oli olnud selline side loodusega, siis ma olin juba kevadel varakult hakanud koguma neid taimi koos juurtega ja kuivatama ja muidugi suve läbi ja sügisel ka. Või siis kultuur, kuidas see on loodusega seotud, sest nendes jalutuskäikudes ikka oli saatjaks kas või see sama laul, millest ma alustasin või mõni muu muusikapala või vahel lugesime emaga luuletusi koos ja nautisime neid looduspilte, mis selle taustal eriti toredad tundusid. Ja ma olen püüdnud seda kõike oma lastele ka nii palju kui võimalik edasi anda, isegi kui me ei ole kogu aeg Eestis elanud, oleme kuskil mujal olnud, ikka oleme leidnud kuskilt koha, kus looduse rüppes olla ja loodust nautida.
talvel me muidugi ei saanud olla Saaremaal, sest me elasime, õppisime ja töötasime Tallinnas ja siis me käisime emaga Veskimetsas jalutamas. Sinna tuli hiljem loomaaed ja me vaatasime, kuidas esimene tiiger sinna sooparki tuli läbi sellise puust plangu, kuhu oli küll üks ümmargune auk puuritud sisse. Ja siis me suusatasime Arkujärve jääl. Ja nüüd ma olen lastega Tartumaal ja Põlvamaal käinud suusatamas ja Lõuna-Eesti mägedes ja metsades ringi rännanud ja ikka imetlen alati seda, kui erinevad on Eestimaa eri paigad ja samas kui müstilised ja milliseid traditsioone nad endaga kaasas toovad. Ja muidugi meil on see lõppeotsamatk ikka suvel. See on see Tagaranna poolsaare ümbermatk, kus me siis ka teeme piknikut vana laskepesa peal ja ronime heinapallide otsa, võtame mõne luulekogu kaasa, loeme sealt midagi ette üksteisele. Ja muidugi, kui on ilm lubab, siis teeme ka värskendava supluse. Ja siis inimesed ütlevad, aga miks sa nii palju naeratad ja naerad, et isegi kui on raske. Ja kuidagi see tundub niisugune kahtlane, umbusaldust tekita. Aga mina mõtlen, et see naeratus tuleb iseenesest, kui ma mõtlen nendele kohtadele, sellele loodusele, millega ma olen nii lahutamatult seotud, et mul on see pelgupaik, kuhu minna. Ja ma loodan, et mul on, et meil kõigil on see koht, kuhu minna ja kust seda jõudu ja inspiratsiooni ammutada. Või ka maatööd muidugi. See on väga tähtis, et lapsed ka juba varakult oleksid kursis sellega, mis me loodusest ka head saame ja näeme ja ega me ei peagi sealt alati midagi võtma ju. Me saame ka väga palju anda ja lihtsalt niisama seda nautida. Aga kui ma seda maatööd teen vahel, siis ma tunnen seda energiat ja seda rohkem ma austan neid inimesi, kes tegelikult seda tööd igapäevaselt teevad. Loodus annab meile lootust. Ärgem võtkem seda lootust ära.